Haanja maraton saab täna siin päikselise ilmaga stardi. Sinu jaoks on see hooaja viimane start või teed veel mõne suusaliigutuse see aasta? Viimane, aitab küll selleks hooajaks. Ongi nii, et peale Haanja maratoni lähevad suusad siis Kuuri seina äärde uut sügist ootama? No ilmselt päris seina äärde ei lähe veel, et võib-olla mõne trenni teen, aga maratonidega tõmban joone alla jah, et selles mõttes on nagu Haanja on hea nagu lõpupunkt. Andres, enne ütles, et sa pole 10 aastat Haanjas suusatamas käinud, vastab see tööle? Ega täpselt ei tea, aga sinna kanti jah. Mis see on siis, mis täna siia suusatama lõpuks tõi? No ilus ilm ja suusahuvi ikka. You have been before in Estoloppet ski series? Yes, this is my 6th one, so the last one. The sixth marathon this year? Yes, in this Estoloppet series, yes. Rajameister ütles, et rada on fantastilises korras. Kas Haanjas võibki öelda, et on Eesti parima suusarajad? Võib öelda küll, jah. Ma käisin neljapäeval sõitmas, oli super. Nii et siis sa tead, et sind ees ootamas on fantastiline rada ja fantastiline ilm. Absoluutselt, Haanja mulle väga meeldib. Yeah, I'm really excited. A bit nervous, of course, but yeah, weather is perfect and also the track seems to be perfect. Oled rahul hooajaga üldiselt? No mis siin paremat ei oska tahta, jah? Suusad veel puhkama ei pääse? Ei pääse jah, nii kaua kui lund on, nii kaua ei pääse. Haanja maraton, ma ei tahaks öelda, et võidukalt, aga edukalt finišis. Vabalt, klassikaliselt. Ei, hästi läks, jah. Ja selle numbri ma kavatsen koju võtta ja saan kunagi tulevikus mõtelda, et mina sõitsin seda maratoni, see on minu number ja see olen mina. Kõik oli ikka väga super. Pidid viimasel etapi eel nüüd liidrisärgi loobutama, kripeldab ka natukene? Ei kripelda, ütlen ausalt. Mina olen väga oma hooajaga rahul ja super, ilus ilm oli täna ja ma väga nautisin. Mitte kunagi pole ühtegi maratoni teinud. Esimene aasta kõik maratonid korraga. Kui kõik, siis kõik. Poolikult hakka tegema asju. Natuke oli lagede peal tuult, aga see käib asja juurde. Et muidu oli hea, et oleks muidu võib-olla metsa vahel vähe jahedaks läinud, aga lagede peal tuli jälle päike välja, siis see tegi head. Siin on need tõusud on ikkagi vinged ja ütleme nii, et see tõusunurk ikka tapab päris kiiresti, et alguses on lihtne teha valearvestusi. Super rajad ja mina oma sellises küpses vanuses olen rahul, et ma võitlesin endaga. Edukalt üle finišijoonel, tänane tulemus.